tere tulemast tagasi, Hiina TED Talk. Ma panen täna siia video algusesse väikese sellise nagu agenda või mis me täna siin videos räägime, sest ma saan aru, et need on üsna pikad videod ja kõik ei viitsi võib-olla 30 minutit mu lugu siin kuulata. Kuigi ma väga loodan, et sa viitsid, sellepärast ma olen ikkagi üsna palju vaeva näinud, et see video siin kokku panna. Aga kui sind tõesti kõiki huvita, siis tänane video siis näeb välja selline, et räägime täna mälust. Ja kuna ma olen natukene obsessed juba sellest, kuidas oma aju eest hästi hoolt kanda, siis me räägime ka sellest. Ja lühidalt öeldes siis näeb välja niimoodi, et kõigepealt on sissejuhatus sellest, kus ma info sain, et sa saad ise ka faktid näiteks üle kontrollida või saad juurde uurida. Ja järgmiseks me läheme natukene võib-olla detailsemaks, kuidas üks meetod aitab asju meenutada. Siis kolmandaks ma annan sulle 10 sellist nippi või trikki, kuidas oma aju eest hästi hoolt kanda. Sest see ikkagi on minu jaoks väga oluline, et me kõik oleme enda vastu väga head. Et me saame enda potentsiaali täielikult ära kasutada, et meil ei kaotaks elus, vaid võidaks. Nii et räägime nendest. Ja viimaseks ma annan sulle sellise ekstra väikse triki. Nii et kui sa oled tubli ja vaatad mu video ilusti ära, siis lõpus on sind ootamas üks väike nipike. Nii et alustame. Aga kõigepealt alustame siis sissejuhatusest. Ja ma tahan, et sa nüüd ausalt vastaksid sellisele küsimusele. Kas sa oled kunagi olnud sellises olukorras, et sa lähed, ma ei tea, poodi või kuskil mujal ja jooksed kokku mõne tuttavaga, keda sa pole võib-olla aastaid näinud ja te vestlete ja sul on kogu aeg see imelik tunne, et ma tean teda kuskilt, ma vist käisin temaga koos koolis või kuskilt trennist, aga vot ma ei mäleta nime. Ma olen üsna kindel, et meist enamus, kui mitte kõik, on selles olukorras vähemalt korra elus olnud. Või siis teine asi, mida ma tihti kuulen ja võib-olla olen ka ise mõnikord öelnud, on see, et mul ei jää kuidagi asjad meelde, mul ongi lihtsalt selline halb mälu, mõnikord võib-olla isegi kasutad seda mõnes olukorras näiteks vabandusena, kuigi tegelikult see ei pea nii olema. Ja tänases videos ka ma räägin erinevatest nii-öelda nippidest, kuidas seda mälukest võib-olla natuke treenida, kuidas oma aju eest paremini hoolt kanda ja kogu tänane info põhineb siis sellisel maailmakuulsal mälutreeneril ja nimeks on Jim Kwik, võib-olla mõned teist on temast ka kuulnud. Ta on raamatu Limitless autor. Tema meetodid siis põhinevadki neuroteadusel, psühholoogial ja erinevatel siis nii-öelda keskendumisvõimet toetavatel harjutustel, et me kõik siis saaksime oma aju potentsiaali justkui hästi ära kasutada. Ja Jim Kwik siis ise ütleb ka, ei ole nii-öelda halba mälu, on treenitud mälu ja treenimata mälu. Ja kuna ajule meeldivad sellised väljakutsed ja ka küsimused, et infot paremini tegelikult meelde jätta, siis alustame kõigepealt sellest, et sa mõtled 3 küsimusele. Ja need 3 küsimust on, esiteks, kuidas ma seda infot kasutada saan? Väga oluline, et milleks ma nagu niisama kuulan või milleks ma niisama loen. Et teiseks, miks ma pean seda kasutama? Ja kolmandaks, millal ma seda kasutan? Et me tarbime nii palju igasugust infot kogu aeg, aju muudkui töötleb ja mõnikord me oleme isegi väsinud sellest, et siis on nagu hea võib-olla selekteerida välja need infoallikad, mida me üldse tegelikult päriselt vajame. Nii et need 3 küsimust tasub endaga kaasa võtta
ja võib-olla kasutada ka mujal elus. Ja läheme selle esimese siis nii-öelda triki või meetodi juurde, mida Jim Kwik ka on tutvustanud. Ja selleks on PI meetod, inglise keeles siis PI. Põh, I ja E. Ja põh seal siis tähendab inglise keeles place ehk siis koht. Et me mäletame või meenutame asju või ka inimesi või ma ei tea, mingeid tegevusi selle järgi, kus me oleme neid näinud näiteks. Või kui sa mõtled näiteks selle peale, et kui sa hakkad näiteks võtmeid otsima, siis sa hakkad kohe meenutama, et okei, kuhu ma need võtmed panin. Või siis teine asi, et kui sa jooksedki kellegiga kokku, keda sa pole aastaid näinud ja hakkad meenutama, siis sa hakkad meenutama kõigepealt, ma olen üsna kindel selle järgi, et kust ma seda inimest tean. Ja mis on veel huvitav on see, et kas sa oled tähele pannud, et me mäletame alati nägusid ja mitte nimesid ja mitte kunagi vastupidi, et sa mäletad kellegi nime, aga nägu ei mäleta. Ja sellega seoses kohe läheme siis järgmise punkti juurde, milleks on I või tähe juurde ehk siis image, eesti keeles siis pilt. Et tegelikult meie aju siis töötleb justkui informatsiooni piltides. Meil on kergem asju meelde jätta, kui me neid näeme või kui me suudame neid oma kujutlusvõimega nii-öelda seda pilti enda ette manageerida. Näiteks lennukile minnes tänapäeval enam ei kostu sulle kogu aeg kõrvu, et suitsetamine pardal on keelatud, vaid iga istme kohale on kuvatud see pilt. Sest et see pilt iseenesest loobki sulle selle lause sinna pähe. Et sellepärast öeldaksegi, et pilt räägib rohkem kui 1000 sõna. Nii, ja E seal lõpus tähendab entwine, inglise keeles siis. Eesti keeles on see siis punutud. Ehk siis see tähendabki sisuliselt seda, et sa võtad selle koha ja sa võtad selle pildi ja siis sa hakkad meenutama. Et seda siis nimetataksegi selleks PI meetodiks. Selline huvitav fakt ka, et me mõtleme oma geenidele justkui ja sellele, et kui palju me mingeid soodumusi nii-öelda oma vanematelt võib-olla oleme pärinud, siis aju kohta öeldakse niimoodi, et me justkui ainult 1/3 pärime sellest, kas meil siis tuleb hea või halb mälu ja tegelikult ülejäänud 2/3 on meie enda elustiili ja mingite valikute teha. Et tegelikult päris palju on meie enda kätes ja metafoor, mida Jim Kwik on ka toonud, on see, et geenid on justkui revolver, mida me endaga kaasas kanname, aga meie elustiil on siis see päästik. Ehk siis me saame tõesti väga palju ise kujundada oma harjumustega, kui hea või halb meie mälu siis on. Ja mis on see 2/3, mis on meie enda kontrolli all? Number 1, toitumine. Toitumisega me saame väga palju head teha, ka halba, aga päris palju ka head. Et siinkohal ma tahan muidugi öelda, et ma ei ole spetsialist, ma ei anna mingisugust nõu, et just nii peab tegema. Küll aga on mingisugused teatud toiduained, ma usun, et sa ise teed seda täpselt samamoodi, mis toetavad meie ajutegevusele. Ja nendeks on muna, kala, avokaado, marjad, eriti mustikad. Mustikate kohta öeldakse inglise keeles kusjuures ka brainberries, et mulle meeldib neid panna lastele näiteks, ma ei tea, pudru peale, isegi külmutatuna osta ja panna. Siis lisaks muidugi spinat, kiviõli öeldakse, pähklid ja mis veel. Tume šokolaad, mitte piimašokolaad ega mingi muu, vaid päris tume šokolaad. Nii, number 2. On selline huvitav asi nagu killing ants. Sellest räägib päris palju doktor Daniel Amen, kes on ravinud näiteks Justin Bieberit ja ka Miley Cyrusit ja palju teisi kuulsusi nii-öelda. Ja mida see tähendab on see, et sa vabaned
automaatsetest negatiivsetest mõtetest. Ehk siis teisisõnu, sa oled enda vastu hea. Ja ükskõik kui juustuselt see nii-öelda kõlab, siis tegelikult see nii on, et kui me korrutame endale näiteks iga päev, et mul on halb mälu, iga päev lihtsalt muudkui korrutad ja korrutad, siis meie ajul on kombeks uskuda kõike, mida me talle justkui ütleme. Seega, kui sa näiteks ütled talle hoopis, et mul on halb mälu veel, lisad selle sõna veel sinna juurde, siis sa justkui avad selle ukse võimalusele, et see mingi hetk ei pruugi enam nii olla. Et sa ei lukusta seda ust igaveseks, vaid avad selle potentsiaalile, et ma olen võimeline arenema, ma olen võimeline muutuma, ma olen võimeline oma aju eest hästi hoolt kandma ja mõtlema häid mõtteid. Nii, ja kolmas nipp ja trikk ei ole üldse mingisugune salajane, vaid ma arvan, me kõik oleme sellest päris hästi teadlikud, et nii nagu on toitumine oluline, on ka trenni tegemine oluline ja trenni tegemine tegelikult otseselt teeb sind targemaks ja seda seetõttu, et liikumine siis tekitab kiiremat seda verevoolu ja aju on varustatud paremini hapnikuga ja see tagab siis parema ajutegevuse. Ja mis on veel uuritud ja teada saadud on see, et kui sa näiteks kuulad mõnda podcasti ja liigud samal ajal, ma ei tea, kõnnid, jalutad, sõidad rattaga, siis ja kuulad samal ajal midagi harivat, siis sa võtad seda informatsiooni palju paremini vastu. Vot, nii et liikumine on igatepidi hea vaimsele tervisele, kehale ja teeb sind targemaks, tuleb välja. Nii, neljandaks. Siinkohal veel kord tahan toonitada, ma ei ole spetsialist, nii et tasub võib-olla ennem arstiga konsulteerida, aga neljas puudutab siis vitamiine ja kuigi enamus arste ja ala spetsialiste räägivad, et väga oluline on kõikvõimalikud vitamiinid ja asjad kätte saada toidust, siis on mõned sellised vitamiinid, mis aitavad ajul paremini tegutseda. Ja kuna aju koosneb enamasti rasvast, siis on üks vitamiinidest D-vitamiin ja teine omega-3. Ja üks asi, mida võib-olla tasub lasta endal mõõta, ongi näiteks D-vitamiini tase. Et kuna me siin enamasti ikkagi suure osa ajast päikest ei näe ja seda päikesevalgust endasse ei saa, kuigi praegu mulle siin paistab ta otse näkku, siis tasub mõõta seda D-vitamiini tase. Nii, 5. Korras keskkond. See on lihtsalt selleks hea, et me suudaks hoida hästi fookust, et meie välismaailm tegelikult väga palju peegeldab seda, mis meie sees toimub. Ma saan aru, inimesed on väga erinevad. Mina isiklikult olen ka alati selline, et mul peab laud korras olema, et ma saaksin ilusti nagu keskenduda. Ka näiteks desktop mõnikord vajab korrastamist selleks, et ma saaksin alustada mingi uue asjaga. See on ka selline väike nipp, kuidas oma aju justkui mitte lasta niimoodi kogu aeg erinevate asjade vahel ümber lülitada, vaid hoida seda fookust ühel kindlal ülesandel näiteks, mida sa tahad 100% ja väga hästi täita, siis tasub enda ümber hoida ka sellist korras keskkonda. Nii, need on olnud siis esimesed 5 nippi-trikki. Ma annan sulle veel 5 ja siis sa võid minna ja teha selle infoga täpselt seda, mida sa ise tahad. 6. See on justkui nii ilmselge, aga ma tunnen, et praegu peaks seda meelde tuletama, sellepärast et ilmad on ilusamaks läinud ja ilmselt rattaga sõitmist tuleb üha rohkem ette, eriti ka lastel. Seega tuletan meelde, et pähe tuleb panna kiiver. Et kuigi meie aju on väga vastupidav, tubli ja tugev,
siis ta on ikkagi väga-väga habras ja kõik igasugused tugevad löögid ja põrutused võivad talle ikkagi päris kahju teha. Ja kui on neid võimalusi, kuidas mingeid olukordi ennetada, siis mina ütlen, et seda tasuks teha. Nii et kui täna, homme või mõnel muul päeval rattaga sõitma lähed, siis pane kiiver pähe ja kindlasti jälgi, et lastel oleks kiiver peas. Nii, ma loodan, mu hääl veel peab vastu, nii et lähme edasi. 7. on minu jaoks niikuinii igas elu aspektis mega oluline, aga kuna ajule meeldivad ka sellised huvitavad intellektuaalsed vestlused, siis on ülioluline, et sa ümbritseksid ennast inimestega, kes sind toetavad, kes sulle mingisuguseid ägedaid vestlusi võib-olla pakuvad, kellega sa saad rääkida mingitest raamatutest, võib-olla ka podcastidest, kes tõstavad sind ja keda sina saad tõsta. Et see on ülioluline minu meelest, et see keskkond, see sõprade keskkond oleks ka igati toetav ja hea. Nii, 8. uni. Uni on väga oluline ja ma arvan, me teame seda kõik. Ometigi see on kõige lihtsam asi, mida nii-öelda, millest justkui mööda vaadata. Aga miks uni oluline on? Esiteks sellepärast, et meie keha saaks puhata, meie meel saaks puhata, et me saaksime järgmisel päeval olla motiveeritud, energilised ja et meie aju suudaks protsessida erinevat infot. Niisiis on uni väga oluline. Ma olen eelmistes videotes rääkinud ka, et miks võiks telefoni umbes tunnike enne magama minekut kuskile eemal asetada ja võib-olla ka mitte ühtegi teist ekraani vaadata, et see sinine valgus ikkagi häirib meie und. Olen ise nüüd kuid juba katsetanud ja tunnen küll erinevust, et kui ma ekraanid panen ikkagi siuke tunnik enne magama minekut kinni, siis ma jään väga kiiresti magama, ma olen hommikul väga välja puhanud ja uni on väga-väga oluline. Ja just une kvaliteet selles osas, et kui palju on sul seda deep sleep'i ja kui palju on sul seda REM-und. Deep sleep ehk siis see sügavuni taastabki meie keha, meie lihaseid ja REM-uni, vabandust, mu hääl ilmselt hakkab juba ära kaduma. REM-uni siis aitabki ajul puhata ja seda vaimu ja meelt nii-öelda taastada. Nii, 2 viimast, hurraa, hurraa, hurraa. 9. Õpi midagi uut. Ma olen siin juba mitu korda korrutanud ja ütlen veel, et ajule meeldivad igasugused väljakutsed, selline nagu treening konkreetselt on väga hea. Ja kui sa õpid midagi uut, siis sa justkui tugevdadki seda lihast seal ajus. Ja see võib olla ükskõik mis, on see mõni söögi valmistamine, on see mõne keele võib-olla õppimine. Minu jaoks praegu on väga-väga põnevaks osutunud nende videote filmimine ja selle monteerimise õppimine. Et neid võimalusi midagi uut õppida on ju nii palju ja tegelikult see on ju ka väga-väga põnev. Ja see on siis võimalus, kuidas sa saadki oma aju treenida ja läbi selle tegelikult ka muudes olukordades oma aju potentsiaali siis paremini ära kasutada, sest sul on lihtsalt nii treenitud ja tugev ja tubli aju. Ja viimane, 10. Ma justkui vist olen iga punkti kohta seda öelnud, kui oluline see on, aga minu arust see 10 on ka väga-väga-väga oluline, võib-olla isegi kõige olulisem. Sellepärast, et elus tuleb ette igasuguseid olukordi, tuleb väljakutseid, tuleb stressi ja on nii oluline aru saada, kuidas me iseennast säästvalt saaksime nende olukordadega kõige optimaalsemalt toime tulla. Ehk siis see 10 puudutabki stressijuhtimist. Ehk siis nendes olukordades, kui me oleme ärevad, meil on palju võib-olla teha, kõik jookseb kokku, natukene raske on isegi võib-olla juba hingata.
et kuidas me saame oma meelt rahustada. Ja neid võtteid on erinevaid. Kõige mainitum neist siiski on meditatsioon. Ma tean, et see ilmselt väga paljudele inimestele ei sobi või ei meeldi, aga ma usun, et selle taga võib-olla peitub hoopis natukene oskamatust. Et kui me mõtleme selle peale, et ükski asi siin elus ei ole meile justkui sündides kaasa antud, et me oleme kõik pidanud õppima. Aga mediteerimine on tegelikult selline tegevus, mida on võimalik õppida. Ja miks mitte, tulles tagasi selle 9. punkti juurde, kus aju treenimiseks võiks midagi uut õppida, siis miks mitte võiks olla seesama meditatsioon, mida sa õpid. YouTube'is on väga-väga palju erinevaid juhendatud meditatsioone, mida alguses teha. Ja see on veider alguses. Mõte läheb jooksma väga-väga paljudel kordadel, aga mida rohkem sa treenid, seda rohkem sul välja tuleb, seda paremaks sa saad. Ma luban sulle seda, see on 100% selle garantii ma võin sulle anda, et kui sa pühendud, siis tulemus tuleb. Aga ma saan aru, kui see on sinu jaoks liiga voodoo või sul ei ole aega ja sa tahad võib-olla natuke kiiremat lahendust saada oma meele rahustamiseks, siis minu number 1 asi tegelikult või tegevus on, olgu selleks 10 minutit, olgu selleks 15 minutit, olgu 20 minutit. Sellest nii vähesest ajast piisab ja ma tunnen ennast palju paremini. Ja see on õues jalutamine. Nii kui ma ennast eemaldan mingisugusest keskkonnast, lähen õue, loodusesse, jalutama, nii ma tunnen ennast palju-palju paremini. Ja jalutades ka ma püüan endale meelde tuletada, et ma hingaksin sügavamalt, nii sisse kui ka pikemalt välja, et mu hingamine ei oleks nii pinnapealne, et mu meel suudaks rahuneda. Just sellepärast, et ma tean väga hästi, et kui ma olen emotsionaalne, ärev, võib-olla isegi mõnikord vihane, siis iga järgnev otsus või tegevus võib olla mulle endale kahjulik. Sellepärast, et mu aju ei suudagi mõelda normaalselt, ta ei saagi aru, mida ta tegelikult tegema peab, sest et tal on praegu hoopis teine asi käsil, teine protsess käsil, et ongi ärev. Ehk siis see on ülioluline osata ennast nendel hetkedel kõigepealt rahustada ja maandada, et teha siis paremaid valikuid. Nii, me oleme jõudnud video lõppu. Jumal tänatud, mina olen oma häält järjest rohkem kaotamas. Ja nina on järjest rohkem punaseks minemas ja ma kohe-kohe pääsen ilmselt voodisse pikali ja teed jooma, aga enne veel nagu lubatud üks väike ekstra nipp sulle. Selleks on sul vaja võtta mõni raamat, mis sul hetkel pooleli on ja taimer. Ja see trikk näeb välja siis selline, et sa märgi ära koht, kus sa alustad lugemist. Vali taimeril 60 sekundit, pane taimer käima, loe täiesti tavapäraselt nii, nagu sa oled harjunud lugema. Loe 60 sekundit, kui aeg on läbi, märgi ära koht, kus sa lõpetasid. Nüüd võta see koht, kus sa pooleli jäid, uuesti need 60 sekundit ja nüüd hoia järge all kas sõrmega või näiteks, ma ei tea, markeriga või millegagi. Ja loe uuesti need 60 sekundit niimoodi, et sa hoiad seda järge all ja vaata, kui kaugele sa nüüd oled jõudnud. Ja võrdle neid kahte siis omavahel. Väidetavalt keskmiselt loetakse niimoodi sõrme all hoides 25 kuni 50% kiiremini. Aga proovi järgi, ära usu mind ja anna teada, kuidas sul sellega läks. Võt, aga ma tõmban siinkohal video otsad kokku. Ma loodan, et sulle meeldis. Kui sulle meeldis, palun vajuta meeldib. Kirjuta kommentaar, kui sa said siit täna mingisugust uut infot või oli see mingisugune hea meeldetuletus sulle. Ma ei tea, kas või kiiver pähe panna või mida iganes. Kirjuta, anna teada, see tagasiside on mega oluline minu jaoks. Ja ma olen nii palju toetust saanud ja nii ilusaid sõnu on mulle kirjutatud. Ma olen väga-väga tänulik selle eest. Selline enda eest hoolt kandmine on minu jaoks kuidagi nii südame asjaks saanud. Ja selle info jagamine ka ja selle teadlikkuse tõstmine. Aga ma ei ole spetsialist, räägin sellest, mida olen ise lugenud, kogenud
ja mis minu silmis on toiminud. Nii et tasub ise uurida ja vaadata. Olgu, aga olge tublid, hoidke ennast ja nautige päikselist ilma nii palju, kui seda siin kevadel on tulemas veel. Ja näeme juba järgmine kord. Tšau!